Nad tulistasid teda 2 korda, siis viskasid ta koos ratastooliga üle parda. Ja see pole isegi kõige hullumeelsem osa Achille Lauro elust. Aasta mais tellis Rotterdam Charloid, mis on nüüd osa Ned Lloydist, uue ookeanilaeva The Shelderi laevatehasest Vlissingenis, Hollandis. Laev pidi asendama nende vananeva laevastiku Hollandi Ida-India liinil. 1939 aasta jaanuaris pandi kiil maha, kuid töö peatus teise maailmasõja algusega. Vaatamata 2 pommirünnakule jäi laevatehas puutumata, mis tegi pärast sõda laevaehituse jätkamise lihtsaks. 1946 aasta juulis ristiti reisilaev Wilhelm Reissiks. See sai nime laevaliini asutaja pojapoja järgi, kelle Gestapo sõja ajal tappis. Rotterdam Charloid nimetati ümber Royal Rotterdam Charloidiks. Kuninglik eesliide anti selles sõjaaegsete teenete tunnustamiseks. 21. novembril 1947 sai Willem Rasse lõpuks valmis. See oli 192 meetrit pikk, 25 meetrit lai, süvisega 8,9 meetrit ja selle mahutavus oli 21 119 brutoregistertonni. Ookeanilaev mahutas 869 reisijat. Sellel olid voolujoonelised, madalad korstnad ja uuenduslik päästepaatide kinnitussüsteem. Kerged alumiiniumist päästepaadid paigutati madalale laeva külgedele ja integreeriti kere ülemisse konstruktsiooni, luues voolujoonelise profiili ilma väljaulatuvate tavititeta. See paigutus asetas paadid mitte kõrgemale kui 15 meetrit veeliinist, mis vähendas päästepaatide vette laskmise aega ja vaeva võrreldes traditsiooniliste kõrgel laevatekil asuvate kinnitustega. 5. detsembril 1947 alustab Willem Rasse oma esimest reisi Hollandi Ida-Indiasse. Marsruut algab Rotterdamist, peatudes Ühendkuningriigis Southamptonis, seejärel Marokos Tangeris ning läbi Gibraltari Lõuna-Prantsusmaa Marseilles. Seejärel purjetab see edasi Egiptuse Port Saidi, läbi Suessi kanali Jeemeni Adenisse ja üle India ookeani Sri Lanka Colombosse. Marsruut jätkub Sabangi ja Palawan Delhini Põhja-Sumatral, Singapuri ning lõpeb Tanjung Priokis Jakarta sadamas. Jakartat tunti varem Bataviana. Marsruudi läbimine võtab tavaliselt aega 28–30 päeva, aga Willem Raissil on 8 salsa mootorit, mis käitavad 2 propellerit, võimaldades laevan sõita keskmise kiirusega 22 sõlme. See vähendab keskmise väljasõidureisi kestuse alla 25 päeva. Willem Rais koos konkurendi ookeanilaeva Hollandi liini motolaeva Oranjaga sai populaarseks laevaks Hollandi Ida-India liinil. Kuid 1949 aastal hakkas reisijate arv vähenema, kuna Ida-India sai iseseisvaks ja sellest sai nüüd Indoneesia. 6. jaanuaril 1953 on Willem Rasse ja Oranja Punases meres, liikudes vastassuundades. 1950-ndatel oli tavaline, et reisilaevad tervitasid üksteist, möödudes üksteisest väga lähedalt, et reisijaid lebustada. Oranja läheneb kiiresti ja järsult, sundides Willem Raisi kiiresti vasakule pöörama, mis põhjustab 2 laeva kokkupõrke ja kahjustab tõsiselt selle vööri. Õnneks inimohvreid ei ole ja Willem Rasse saab minimaalseid kahjustusi, nii et see saab oma teekonda jätkata. Kuid Oranja kardab, et see võidakse kahjustuste tõttu arestida, mistõttu jätab see oma planeeritud peatuse Colombos vahele ja suundub otse Jakartasse. Mõlemad laevad tunnistatakse kokkupõrkes süüdlasteks kehva suhtluse tõttu. 6 kuud hiljem satub Willem Rais veel ühte kokkupõrkesse. Tihedas udus umbes 19 miili Ile de Batsist loodes põrkab ookeanilaev kokku Hollandi rannikutankeriga Cornelis B, uputades tankeri. 1958 aastal sõlmivad Royal Rotterdam Charlotte ja Netherland Line kokkuleppe, et luua ümber maailma reiside reisijate veoteenus. Ühislaevastik hakkab sõitma Royal Dutch Mail Shipsi lipu all koos laevadega Oranja ja Johan van Oldenbarnevelt, mis nimetatakse ümber Twin Screw Motorship Laconiaks. Septembrist 1958 kuni veebruarini 1959 läbib Willem Rais põhjaliku ümberehituse Wilton Fionaudi laevatehases Amsterdamis, et valmistuda uueks teenuseks. Selle algne 4-klassiline süsteem kitsendatakse 2 valikule.
esimene ja turistiklass. Paigaldatakse 100 uut kajutit, et mahutada 275 esimese klassi ja 770 turistiklassi reisijat. Kusjuures kliimaseade laiendatakse kõigisse majutusruumidesse. Mõned kajutid on vahetatavad, juhuks kui ühte või teist klassi broneeritakse rohkem. Ja on paigaldatud lisakoht, mis suurendab maksimaalset reisijate arvu 1167 nii. Java meeskonnaliikmed asendatakse eurooplastega, kes vajavad 300-liikmelisele meeskonnale paremaid majutusvõimalusi. Willem Reisi turistiklassi talveaed muudetakse klaasist aiapuhkeruumiks pealisehitise kõrval, mille taha lisatakse aknad, et ruumi laiendada ja vaateid avardada. See võimaldab seda ala kasutada rohkematel aastaaegadel ja erinevates kliimades, eriti pikkadel Rotterdami Indoneesia reisidel. Eesmist korstnad tõstetakse kõrgemaks, et viia suits, tahm ja heitgaasid kõrgemale ja kaugemale taha, vähendades aurude sattumist avatud tekkidele ja reisijate ruumidesse. Kere alla veeliini alla paigaldatakse uimstabilisaatorid, et vähendada lainetes kõikumist, muutes merereisid mugavamaks ja vähendades merehaigust. 1959. aasta märtsis reklaamib Willem Reis oma uut maailmaliini Austraaliasse ja Uus-Meremaale. See väljub Rotterdamist, sõidab läbi Southamptoni, Vahemere, Suessi kanali, Fremantle'i, Melbourne'i, Sydney ja edasi Uus-Meremaale ning naaseb tagasi Panama kanali kaudu. Royal Dutch Mail Ships muutuvad populaarseteks alternatiivideks Briti liinilaevadele. Kuid 1964 aasta lõpuks mõjutab lennureiside tõus ja populaarsus reisijate arvu, sundides Willem Reisi teenistusest välja võtma ja müüki panema. 1965 aastal ostab flotta Lauro liin Willem Reisi ja Orania. Willem Reisse nimetatakse ümber ettevõtte omaniku, Itaalia suurima laevaomaniku ja 1950. Napoli linnapea järgi Achille Lauroks. Ning Orania nimetatakse ümber tema abikaasa järgi Angelina Lauroks. Pärast müüki saadetakse Achille Lauro ja Angelina Lauro Palermosse, et need ümber ehitada hübriidkruiisilaevadeks. 29. augustil 1965 toimub Achille Lauro pardal masinaruumides ja abiruumides plahvatus, mis põhjustab lühikese, kuid tõsise tulekahju. Tulekahju saadakse kiiresti kontrolli alla ilma suuremahulise konstruktsiooni kahjustuseta, kuid see viivitab ümberehitust oluliselt. Achille Lauro teine ümberehitus hõlmab olulist pealisehitise suurt pikendamist, mille käigus vööri pikendatakse 4 meetri võrra. Korstnate kõrgust suurendatakse uute suitsuhajutajatega. Esipromenaaditekile ja uutele esimese klassi basseinidele lisatakse klaasist seinad kaitseks. Majutus kohandatakse uue kruiisikeskse klientuuri jaoks. Achille Lauro täielik ümberhehitus muudab selle moodsaks liinilaevaks, kust kaovad kõik algse sõjaeelse disaini jäljed. Selle kere värvitakse kruiisifirma klassikalisse sinisesse värvi, millest Achille Lauro saabki oma hüüdnime Blue Lady. 1966 aasta aprillis alustab Achille Lauro Flotti Lauro laini Austraalia liini teenindamist, sõites Põhja-Euroopast Sydneysse, Austraaliasse ja Wellingtoni Uus-Meremaale. Ühe oma reisi ajal aitab see evakueerida Jeemeni rahutustes lõksu jäänud Briti sõjaväelaste perekondi, mis viib Briti võimu lõpuni selles riigis. Achille Lauro teeb ühe viimastest põhjasuunalistest läbisõitudest läbi Suessi kanali enne selle sulgemist 1967 aasta 6-päevase sõja ajal Iisraeli ja Araabia riikide koalitsiooni vahel. 1972 aastal läbib Achille Lauro Genova laevatehases Itaalias 3. ümberehituse, et täielikult üle minna liinilaeva teenusest spetsiaalseks kruiisilaevaks. Avalikud alad, kajutite paigutus, pardal olevad mugavused ning varasemate ümberehituste täiustused nagu konditsioneer, stabilisaatorid ja lisakajutid saavad uuendusi. Ümberehituse ajal puhkeb taas tulekahju, mis on tõsisem kui eelmine ümberehituse ajal juhtunu. Tulekahju põhjustab märkimisväärseid kahjustusi ja lisab 5 kuud remondiaega. Pärast renoveerimist ja remonti lõpetab Achille Lauro oma ookeanireisid ning alustab uut elu üksnes kruiisilaevana, mahutades kuni 1167 reisijat 6 tekil.
1975 aasta aprillis, kui Achille Lauro läbis Dardanellide väina, põrkas ta kogemata kokku Liibanoni veiselaevaga Yusuf. Kokkupõrge toimub kitsas ja tiheda liiklusega veeteel. Yusuf upub kiiresti ja üks meeskonnaliige hukkub. Achille Lauro saab mõningaid kahjustusi, kuid jätkab pärast remonti kruiiside tegemist. Järgmisel aastal konfiskeerib Itaalia finantspolitsei Genovas Achille Lauro osana uurimisest, mis puudutab Flotil Lauro liinide ebaseaduslikke hasartmänguoperatsioone pardal. Konfiskeerimine toimub pärast teateid loata kasiinotegevuse ja võimaliku maksudest kõrvalehoidumise kohta kruiiside ajal. Laev hoitakse sadamas, mis peatab tegevuse lühikeseks ajaks. 1981 aasta detsembris puhkes baaris tulekahju ja evakuatsiooni käigus hukkus 3 reisijat. See saab ulatuslikke kahjustusi ja võetakse teenistusest maha. 1982 aastal seisab see Kanaari saartel, kui Lauro Lines pankrotti läheb ja võlausaldajad laeva arestivad. Seda hoitakse umbes aasta, kuni ettevõtte võlgade üle käivad kohtuvaidlused. Itaalia võimud sekkusid lõpuks ja Achille Lauro naaseb Genovasse. 1985 aastal võtab Kreeka laevandusettevõte Chandras Line Achille Lauro enda valdusesse rendilepingu alusel. 3. oktoobril 1985 lahkub Achille Lauro Genovast, Itaaliast, 12-päevasele Vahemere kruiisile. Kruiis peaks külastama Napolit, Aleksandriat, Port Saidi, Ashdodi, Limassoli, Rodost, Pireust, Caprit ja seejärel naasma Genovasse. Leeval on pardal 748 reisijat ja mitusada meeskonnaliiget. 7. oktoobril randusid laevad Egiptuses Aleksandrias ja 651 reisijat lahkus laevalt, et külastada püramiide, kavatsedes õhtul Port Saidis laevale tagasi tulla. Pärast seda, kui ekskursioonil osalejad lahkuvad kaldale, kaaperdavad 4 meest AK-47 automaatidega laeva, võttes meeskonna ja 97 reisijat pantvangi. Mehed kuuluvad Palestiina vabastusorganisatsiooniga seotud Palestiina vabastusrinde fraktsiooni, mida juhib Mohammed Saidan ehk Abu Abbas. Nad sunnivad kaptenit sadamast lahkuma ja käsivad meeskonnal oma tööd jätkata. Kaaperdajad nõuavad, et Iisrael vabastaks 50 Palestiina vangi. Iisrael ei reageeri ja laev suundub Süüriasse. USA ja Itaalia valitsuse palvel keeldus Süüria laeval sadamasse sisenemast lubamast. Nii tapsid kaaperdajad puudega juudi ameeriklasest reisija nimega Leon Klinghoffer. Nad tulistavad teda 2 korda, seejärel käsivad 2 reisijal ta koos ratastooliga üle parda visata. Kaaperdajad käsivad kaptenil sõita Küprosele, kuid ka seal keelatakse neil siseneda. Frustratsioonis suunavad kaaperdajad Achille Lauro tagasi Port Saidi. Pärast 2-pikkust läbirääkimist nõustub Egiptus kaaperdajate nõudmistega, andes neile turvalise läbipääsu läbi Egiptuse ja puutumatuse kriminaalvastutusest, vastutasuks laeval olevate pantvangide vabastamise eest. Kaaperdajad lennutatakse Egypt Airi 737 reisilennukiga Tuneesiasse. Lennuk keskel peatavad lennukis 7 USA mereväe F-14 Tomcat hävitajat lennukikandjalt USS Saratoga. Lennuk sunnitakse maanduma Siganella mereväe lennubaasis, mis on NATO baas Sitsiilias, kus USA Delta eriüksus ümbritseb lennuki. Seejärel ümbritsevad Itaalia õhujõud ja politsei Delta eriüksuse ning kõik vaidlevad selle üle, kes saab kaaperdajad enda vahi alla. Juhtum, mida tuntakse Sigonella kriisina, lahendatakse nii, et USA väed taanduvad ja Itaalia võimud saavad võidu. Aga see kahjustab diplomaatilisi suhteid USA, Itaalia ja Egiptuse vahel. Achille Lauro naaseb oma kodusadamasse Genovas, Itaalias. Kaaperdamiin haarab kogu maailma tähelepanu ja rikub Vahemere kruiisitööstuse. Kruiisid tühistatakse, kuna reisijate arv väheneb. Kuid 1986 aasta märtsis jätkab Achille Lauro oma tavapärast kruiisigraafikut Vahemerel ja 6 aega hiljem jookseb see Aleksandria lähistel madalikule. 7 tundi hiljem tõmmatakse see kahjustusteta vabaks. 1987 aastal võtab Flotil Lauro liini üle Mediterranean Shipping Company, mis on tänapäeval tuntud kui MSC Cruises ja uus ettevõte saab nimeks Star Lauro.
Achille Lauro saab uue elu Austraalias, kus Blue Lady prahitakse kuuks ajaks ja kasutatakse majutuslaevana. Lääne-Austraalias Fremantles Ameerika karikajahtide võistluste ajal. 1990ndate alguses sõidab Achille Lauro Austraalia liinil, läbides kapplinna Lõuna-Aafrikas ja tehes reise Lõuna-Vaikse ookeani paikadesse nagu Uus-Kaledoonia ja Vanuatu. 30. novembri 1994. aasta õhtul on Achille Lauro teel Lõuna-Aafrikasse pardal 979 reisijat ja meeskonnaliiget. 50 miili kaugusel Somaalia rannikust puhkes masinaruumis tulekahju. Bandcambri plahvatus laseb jahutusõlil sattuda väljalaskesüsteemi, kus õli süttib ja põhjustab tugeva õlitulekahju. Keegi ei märka tulekahju enne, kui see on juba kontrolli alt väljunud. Meeskond üritab masinaruumi tulekahju kustutada pardal olevate voolikute ja basseinist võetud veega. Vee valamine õlitulele levitab lihtsalt leeke ja muudab olukorra hullemaks. Kapten teeb otsuse koguda kõik reisijad ülemistele tekkidele ja valmistuda laeva hülgamiseks. Leiva kruiisi direktor ja meeskond tõusevad ülesande kõrgusele, rahustades ja juhendades reisijaid evakuatsiooniks gruppidesse. Reisijad organiseeritakse rahvuste kaupa, et kõik saaksid juhiseid oma emakeeles. Meeskonna hulgas on Moss Hills, kitarrist, kes aitas päästa reisijaid, kui Oceanus 3 aastat tagasi uppus. Ma olen teinud video sellest, kuidas Moss Hills päästis reisijad, kui kapten ja meeskond hülgasid uppuva laeva. Selle video lingin siia. Ehk kas sakslasest reisija peab minema tagasi oma tuppa, oma südameravimit tooma, kuid ühelgi reisijal ei lubata oma kajutisse tagasi minna, kuna tuli ja suits levivad. Nii et Moss Hills mähib oma näo paksude märgade rätikutega ja läheb põlevasse laeva. Poolel teel on suits nii tihe, et ta ei saa hingata. Ta pöördub tagasi ja avastab, et koridoris olev tulekaitse uks on tema selja taga sulgunud ja lukustunud. Aga tal õnnestub leida väljapääsuks, mis viib päikesebaari juurde basseini tekil ja sealt edasi õue. Järgmisel hommikul, pärast peaaegu 7 tundi, nende katsed tuld kontrolli alla saada ebaõnnestuvad ja leek levib kiiresti. Mootoriruumi tulekahju kustutamiseks alla pumbatud vesi tekitab uue probleemi. Laev on kreeni vajunud ja tuli levib edasi. Kell 5 hommikul annab kapten käsu laev maha jätta. Leegid levivad 2 viimase päästepaadini, mis ripuvad laeva küljel, jättes osa meeskonnast ja reisijatest, sealhulgas Moss Hillsi, lõksu. Tema ja ülejäänud meeskond juhatavad reisijad ahtris olevate täispuhutavate päästeparvede juurde. Samal ajal triivib üks juba vees olevatest kõvakerega päästepaatidest ahtri poole. Täispuhutavad päästeparved hoitakse tekil klaaskiust kapslis, mis avaneb, kui see vette satub. 2 meeskonna liiget tõstavad ühe üle laeva serva. Parv maandub jäikasse päästepaati, mis on triivinud ahtri alla, tappes ühe Briti reisija ja vigastades veel 8 inimest. Päästepaadis olevad reisijad ja meeskonnaliikmed lükkavad päästeparve vette. Moss ja teised reisijad ronivad 15 meetrit alla kõikuva kõisredeli mööda. Nad kukuvad vette ja ujuvad täispuhutava päästeparveni. Moss ja meeskond tõmbavad eakad reisijad päästeparve sisse. Panama lipu all sõitev tanker Hawaiian King on esimene, kes sündmuskohale jõuab, vastates Achille Lauro hädakutsele. See päästab enamiku reisijatest. Kokku reageerid 10 alust, sealhulgas 2 Ameerika sõjalaeva, ristleja USS Gettysburg ja fregatt USS Halliburton. Ellujäänud viiakse Djibouti sadamatesse ja Keenia Mombassasse. Järgmisel päeval, 2. detsembril, saabuvad Itaalia tuletõrjepuksiirid, et vedada Achille Lauro sööstunud jäänuseid. Kuid enne, kui nad saavad kahjustusi hinnata, toimub kell 18:10 plahvatus veepaagis, mis puruneb tulekuumuses koguneva auru surve all. Blue Lady läheb kummuli ja upub. Kahjuks Moss Hills ei saanud ravimeid kätte ja eakas mees suri hiljem öösel päästepaadis südameinfarkti tagajärjel. 1 Hollandi naine suri ja 2 eakat Hollandi meest ei leitudki kunagi. Koos päästepaadis olnud reisijaga tõuseb ohvrite arv 4-ni. Achille Lauro uppus umbes 100 meremiili kaugusel Somaalia rannikust India ookeanis. Vee sügavus ulatub 4000 kuni 5000 meetrini.
mis on sügavam kui Titanicul, mille sügavus oli 3800 meetrit. Pärast Achille Lauro uppumist sai Star Lauro kindlustusest 17,2 miljonit USA dollarit, mis on 2025 aasta väärtuses umbes 40 miljonit dollarit. 4 kaaperdajat mõisteti Itaalias kohtu alla koos 11 kaasosalisega ning neile määrati karistused vahemikus 15 kuni 30 aastat vangistust. Star Lauro muutus MSC Cruisesiks ja on praegu reisijate mahutavuse poolest maailmas 3. kohal kruiisioperaatorite seas. Veel katastroofide kohta klõpsa nüüd ekraanil olevat videot.